Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Ja kõigi suureks rõõmuks on meiega Toomas ja mina olen Kaia-Liisa endiselt. Tere, Toomas. Tere, Vahepeal on Kaia-Liisa. igasuguseid põnevaid asju juhtunud maailmas, nii et sõna on sul. Räägi, mis? Ja, eks siis ma käisin retriidil, 3 päeva oli. Väga tore oli olla seal. No lisaks mediteerimisele meie silusime natukene eesti keelt. Ja kuskohast see mõte nagu tuli, oli see, et ma olen jälginud, viimasel ajal on paljudel inimestel on kõri tšakra kinni. Ka need, kes ei suitseta. Ja nagu reaalselt põhjust ei oska öelda, lihtsalt ei tööta hästi. Ja siis tuli selline info, et ta ei tööta sellepärast, et keel on nagu, kuidas ma ütleksin, must ja jupid ära võetud küljest. Nii nagu on tehtud ruunidega, nii nagu on tehtud näiteks vene keelega, kus oli algselt vist oli 53 kirjamärki, nüüd on järgi jäänud 34 või midagi taolist. Ja ka meil tuli juurde selle puhastuse käigus, keelepuhastuse käigus, tuli juurde teatud osa nagu selliseid astraaltasandil olevaid asju, keelpuhastus ja praegusel hetkel on olukord juba päris ilus. Kõritšakrad ei ole enam selliselt maal kinni. Et abiks ikka. Siis ja vahepeal oli siin ju arvamus, et eesti keel on niisugune jumalik keel, selle kohta ma ei oska midagi öelda, aga ma mäletan kunagi 30ndatel vist oli see või oli jah, siis kui Eesti Vabariik tuli, siis ka üritati eesti keelt seal võrrelda itaalia keelega, aga see on teine teema hoopis. Ja siis oli vahepeal oli selline informatsioon, kus siis oli valitud sihtgrupiks teadlikumad inimesed, kes tarvitavad roosat soola, et selle roosa soola sees on programm ja tegelikult oli see programm sees. Nii et see info vastas tõele ja ma hakkasin otsima, et aga kuskohast see programm tuleb üldse. Ja küsimus on, mis programm? No mitte kasulik meile, kindlasti mitte. Just. Ei olnud maitsev ka kusjuures. Ja ma leidsin ühe sellise paarikilomeetrise laeva, mis oli siis tohutu suur laboratoorium. Ja neid programme tuli sealt mitte üksi soola sisse, vaid sealt tuli ka nagu üldse niimoodi nagu maa takistamiseks või kuidagi maa ahistamiseks. Praegust on jällegi mingisugune kile või mingi, ma ei tea, mis on jälle pähe tõmmatud maale. Nii et meil ikka lõbus oleks siin ja me aga teate ise, kes on kasvuhoonega tegelenud, et siis seal all on siia soe olla. Sealt tulebki kliima soojenemine. Koti pähe tõmbad. Ja, nii et olge head ja kaevake uuesti omale redistilli ja kõik maha ilusti. Läheb soojaks. Ehk siis seal neid programme oli hulka ja mõtlesin, mis ma teen. Läksin ajas niimoodi tagasi. Vaikselt tagasi. Nii kaua, kui ta ei olnud veel siia jõudnud isegi. Aga ta kuskil meie päikesesüsteemis kuskil siin vibreeris. Miks ta seal üldse oli? Üldse siia sisse. Kuidas meie kallid kaitsjad, valvurid, artuurlased ja plejaadlased, kes kõik seal orbiidil on, ma ei tea, mingi nipiga. Ja siis ma läksin temaga koos ajas nii kaugel tagasi, et ta hakkas alles sisenema siia. Ja siis ma kirjutasin üle terve selle laeva kõige täiega seal, nii et see programm ka kadus ära. Ja praegu osades soolades on olemas veel seda programmi, aga roosas soolas praegu küll ei ole.
Mhm. kui keegi seda sinna sisse ei ole toppinud, noh, ütleme niimoodi, valmistaja näiteks, no see ei ole valmistaja huvides muidugi. aga osades valgetes ikkagi veel on osad, kes on teadlikud, näiteks müüjad, noh, või siis tootjad lausa, need on teda puhastanud seal ja nii edasi, on näha jäljed. nii et nüüd võib süüa roosat soola 2 suu poolega, nii et Mhm. laske käia. sool on inimesele eluliselt vajalik. ilma just ja soolata me sureme ära lihtsalt. just ja roosas nii et soolas on ju 84 mineraali, aga see on täiesti õige, mina vahepeal ei saanud roosat soola süüa. ma ei tea, miks, nüüd ma tean. ma ei suutnud jah, süüa. just. siis mis mul siin veel kirjas on? Meil on selline tore asi, mille nimeks on 3 ai atlas. inimkond on jaotunud 3 suureks rühmaks. esimene rühm on see, kes ei tea asjast mitte midagi ja need, kes käivad e-hääletamas koos venelaste ja eestlastega. Venemaal on ju ka see tore komme, eks ju. siis on teine grupp, kes on veendunud, et tegu on ikkagi komeediga. komeediga ja aetakse siin, teadlased ajavad siin mingit rumalat juttu. siis 3 grupp on see, kes NASA ju alguses peitis ju kõik pildid ära ja ta vahepeal ju kiirendas ja siis pidurdas, siis vahetas värvi ja nii edasi seal, mis uudistes on, eks ju. ja siis kolmas oli see, kus jah, siis kõik on veendunud, et see on tõesti laev, eks ju. no enne oli seda ju, oli see Oumuamua, eks ju, No mis ja oli minul siis vist luurelaev. just ja minul on tunne, et see on suisa laevastik, et laev on suur ja sees on laevastik või ümber ka. mul on selline tunne, ma pole teda näinud oma silmaga, ei tea, aga tunne on selline. räägi edasi. jah, kõik uudised on väga ühtemoodi. me näitame teile otsepilti sellest asjast ja Komeedist. siis tuleb ikka mingi väike valge laik sinna kõik, rohkem ei ole midagi. ja nende pikksilmad on liiga lahjad, et seda meie päiksesüsteemis kätte saada, eks ju. aga ma usun, et amatöörid varsti teevad paremaid pilte. ja, ja siis ma küsisin, rääkisin Astar Sheraniga, et kuule, mis sina arvad sellest? tema oli natuke mures. ma ei saanud üldse alguses aru, et kas ta on mures sellepärast, et kui see on laev, mis väidetavalt peaks meile siis isegi maanduma siia, seda me veel näeme, kas ta maandub või mitte, siis et Astar ei olegi näiteks esimene, ei saa oma maikat lõhki rebida ja öelda, mina tulin esimesena appi inimkonnale ja, ja siis niisugune olukord, aga et praegusel hetkel tegelikult ongi nii, et teda nagu ei tohigi puutuda. siis ma rääkisin ühe suurmeistriga, kes elas meil siin 5400 aastat tagasi. ja tema ütles niimoodi, et see on mõeldud selle jaoks, et aidata siis inimesi rohkem nagu äratada üles, eks ju. et mingil moel, ma ei tea, kas nad siis tulevad orbiidile või ei tule orbiidile, tulevad kaubamaja katusele laskuda või ei tule, ei oska öelda. võib-olla see Savetski ei pea vastu, aga võib-olla peab, ei oska öelda. katus. ja, ja siis see on nagu selleks, et rohkem inimesi ärkaks, kui nad näevad tegelikult, et me ei ole üksi, eks ju. ma ei tea, kuidas reageerib tume pool sellele. Nemad võib-olla tõesti rebivad oma maika katki, ütleb, meie kutsusime igast asju on võimalikud variandid, võimalikud variandid. aga ta ütles ka seda, et need ei ole siin kaua, vaid mingil ajal nad siis kas lahkuvad või sunnitakse neid lahkuma või midagi taolist, et
väga põnev aeg. Et tulevad nad novembri keskel või jõuluks või kõigil hallid habemed ees ja just, kingikott üle õla, eks. Just, just. Igal juhul ja just rohkem. väga-väga palju väga erinevat infot on väljas Ja, ja soovitan lihtsalt võtta nii-öelda koos soolakübemega ja koos sööge soolaga soola, neelata koos soolaga. jah, ehk ja siis olge rahulikud, eks. just, et aeg näitab tegelikult, mis siis Ja, seal, mis värk on ja sellega. kes Tallinna Kaubamaja katusele laskub, eks ju. Vot niimoodi, et tänaseks siis siuksed uudised. Põnev ja põnev. Ja, Nii põnev. et aitäh, Toomas. Ma hoian mõlemat pöialt, ei jõua ära oodata, eks ju. Ma ka. Aga jah, asi pole enam kaugel, nii et näeme, elame, Ja, näeme. just. Just, kohtumiseni. Ja nägemist.